selleta nagu inimest ju ei ole, kui riik selles mõttes ei aita. Meil võib olla tugev majandus, aga meil peab samal ajal olema tugev sotsiaal. Sellepärast, et ei saa, meil on siin teatud erakonnad niisugused öelnud, et enne teeme ehitame nagu seda majandust ja küll hiljem siis jõuaks sotsiaali. Ei, seda peab alati koos tegema ja ei saa niimoodi. Ja selles mõttes oli meil väga tore ja kuna täna oli just Riigikogus see väga tähtis arutelu sotsiaalteemadel ja hooldusteemadel, kõik need eakate hooldus ja abistamine ja õendusabi ja omaste hooldus ja nii edasi, eakate päevahooldus, siis olid siin väga paljud inimesed seda kõike jälginud. Ja meil oli väga huvitav selles mõttes, me lähtusime justkui nagu ühest punktist ja selle tõttu oli väga ääretult palju ühiseid seisukohti. Ja juba see, et me kõike ravime, me aitame inimesi, me tõstame lastetoetus, me teeme emapalga, me teeme kõiksugu asju, eks ole, töötuskindlustust teeme ja tööeast erivajadustega inimesi me aitame, aga samal ajal, kui seesama inimene saab vanaks ja kui ta on juba nõrgem ja kehvem, siis me nagu justkui ütleks talle, et see on teie enda asi kõik. Ja siis me enam teda aidata justkui ei taha või siis ütleme, et ei ole raha ja nii edasi. Ja miks ma seda räägin, et justkui te võite öelda, et miks te siis seda ei tee. Aga ütlen teile tõesti, et need aastad, kui meie oleme võimu juures olnud, nagu siin juba Jaak Aab rääkis, me oleme natukene püüdnud seda kõik edasi viia, aga eelmine kord olime 1,5 aastat ja seekord ka ju 2 saab vaevu täis. Ja praegu on see teema võetud niivõrd päevakorda, et siit me enam taanduda mitte kunagi ei saa. See tuleb kõik ära teha, kui hästi, kui halvasti ja palju me selleks raha leiame. Seda paistab, aga igal juhul meil on ühine soov praegu kõigil seda temaatikat edasi viia. Ja need meie väikesed ettepanekud, mis me siin nagu koondasime kokku, olidki praegu võib-olla alustuseks ikka see üks põhiteema, mis te kõik teate, et kui see inimene lõpuks sinna hooldekodusse jõuab, ega ta ei pea hooldekodus olema, eks ole. Aga et jumala eest siis see pension oleks ikka nii suur, et ta kataks ära selle hooldekodu koha. No, see on tõesti nagu kõige valusam teema. Ja ka täna seal oma sõnavõtus ma toonitasin seda, et proua Kai Saks, kes on siis geriaater ja gerontoloog, kes on Eesti juhtiv tegelane sel alal, on alati öelnud, et inimene peab rahaliselt olema iseseisev. Ja ta peab ise nagu tundma ennast isiksusena. Ja selles mõttes, kui tuli tänagi Tiina Kangro ette, ütles, et see pensionitõus, mis Keskerakond tahab teha, et see tuleb ära jätta ja panna ainult teisele poole, siis meie ütleme, et vastupidi, me peame selle praegu ära tegema järgmine aasta, sellepärast, et me ei saa muidu edasi minna. Ka see pension aitab ju kõik neid järgmisi asju edasi viia, eks ole.